tere! Tuli tunne teha selline sõnum, tunne ja vajadus ja selle sõnumi sisu puudutab midagi, mis on hästi tugevalt ühisväljas, millega inimesed praegu pöörduvad ja ma nimetaksin seda niimoodi, et see on nagu väljakannatamatuse tunne. Midagi otseselt ei ole juhtunud, kuskilt ei valuta, midagi ei ole katki, aga tunne on selline lihtsalt, et maapind kaob jalgade alt, on täiesti nagu väljakannatamatu. Osadel inimestel väljendub see lausa paanikahäirena, läheb väga hulluks. Ja on selline tunne, et kohe on vaja kedagi, kes nagu toetab, aitab, võib-olla ka päästab ära, hoiab ruumi. Et selline nagu isegi nagu meeleheitlik tunne. Ja miks ma seda nii nagu hästi tean või tajun, mulle näidati see endal ka 2 korda ära. Ma olen ise hästi palju õppinud, sealhulgas näiteks rännakuteraapiat, mis keskendubki sellele, kuidas oma tunnetega toime tulla. Ma olen väga teadlik sellest, et tunded ei ole ohtlikud, sa võid jääda lihtsalt istuma paigale oma tunnetega, sa ei pea midagi nende ajel tegema, sa võtad neid hästi sügavalt vastu, lähed just sinna hästi sügavale sisse. Ja mida sügavamale sa lähed, mida nagu rohkem sa paigale jääd, seda kergemini see olukord lahustub. Aga ma olen aru saanud, et see, mis praegu toimub, seal on nii palju neid nagu muutujaid, et kes on astroloogia huvilised, teavad, et suur rist mõjutas meid sellised jõulised opositsioonid taevas. Siis oli just Skorpioni täiskuu, on ju. Skorpion ongi selline surma ja transformatsiooni märk, ja täiskuu omakorda on selline hästi tundlik aeg, et nagu paljud asjaolud, paljud sellised kosmilised mustrid jooksid kokku, päiksepursked, Schumanni resonants. Enda puhul kindlasti saan ka öelda, et ülemineku aeg, hormoonid, seda kõike ütleb nagu mõistus. Aga kui see tunne tuleb, siis ta on täiesti seletamatu, ta on midagi, mille sarnast mina ei ole varem kogenud. See on mulle täiesti uus, täiesti tundmatu ja lihtsalt selle kõige paremaks kirjeldamiseks sobibki sõna, et see on väljakannatamatu, lihtsalt väljakannatamatu. Kuskilt ei valuta, ühtegi mõistusega mingit põhjust sellele tundele välja mõelda ei ole võimalik. Kõik on suhteliselt stabiilne ja hästi elus, aga lihtsalt mingil hetkel löövad lained niimoodi üle pea kokku, et ei tea lihtsalt nagu kuhu poole joosta või mida teha või ei suuda paigale jääda ja selline nagu ahastav appikarje lihtsalt hingest tõusetub. Ja ilmselt see kogemus antigi mulle selleks, et ma siis nagu sügavuti mõistaksin, et kuidas see täpselt siis on. Ja kohe peale seda hakkasid siis tulema need kõned ja abipalved, et lihtsalt, et Niida, palun aita, et ma ei saa hakkama üksi. Ja energeetiliselt saangi aru, et see on seesama seisundi, isegi pole vaja väga seletada, et just, et mingit nagu sellist käega katsutavat põhjust sellel ei ole, aga ei saa olla lihtsalt, see tunne nagu ei anna asu. Ja kuna ma sügavalt protsessisin enda sees seda kogemust, siis tegelikult kuna ma ise ei osanud üldse nagu sõnastada seda, mida ma vajan, siis peale seda protsessimist ja peale siis kliendi töid ma olen aru saanud, et tegelikult see, mis vaja ongi see hoituse kogemus, on ju. Et muidugi ma saan aru, et see sisemine laps tuleb meil lõpuks endale ära hoida, et kõik see, mis meil puudu jäi lapsepõlves, see baasturvalisuse mingid lüngad, on ju, isegi kui meie lapsepõlv oli turvaline, siis meie vanematel ja vanavanematel kuskil jõuab ta üsna varsti sinna sõjaaega ja sinna, kus siis näiteks üht vanemat ei olnudki.
või mis iganes, kellegiga midagi juhtus, keegi ei kadunuks sõjas, et need tuumhaavad kuidagi, ilmselt ka see sõjast rääkimine nagu hästi palju selles kollektiivses alateadvuses puudutab, kuigi mina ei jälgi selles mõttes üldse uudiseid ega meediat juba üle 10 aasta ei vaata televiisorit, ei kuule uudiseid, aga kollektiivses alateadvuses on see nii tugevalt üleval, et me ikkagi nagu absorbeerime selle endasse ka, et kõik need asjad kuidagi nagu tulevad pinnale ja tulevad sealt alateadvusest nagu siuksed maod vanklevad üles ja küsivad tähelepanu, et tegele, vaata sinna, on ju, et vaata oma hirmudele otsa ja mine nendest läbi ja puhasta neid välja. Ja minu tajust see ongi ikkagi selles nagu, et ma arvan, et seekordne see suur rist kuidagi nagu tähistaski seda, et meie ikkagi reaalsused lahknevad, et ongi need, kes valivad selle hirmu ja konflikti ja sõja ja võitluse praegu, sest nende kogemus nõuab seda ja siis on need, kes valivad selle kerguse, valguse, ise loomise, ise vastutamise ja ma arvan, just nendel viimastel võib olla hästi raske nende teemadega, sellepärast, et sealt alateadvusest ongi need viimased need kollid ja kratid vaja sabapidi välja tarida, et valguse kätte, et oleks võimalik nagu seda kergust üldse valida. Ja nendest kogemustes ma olengi aru saanud, et tegelikult ei olegi võib-olla nagu vaja seda mingit süvateraapiat, sest inimesed on tegelikult juba ise nii teadlikud, nii kogenud, nii palju lugenud, infopuudust meil ju jumala eest siin veevalve ajastul ei ole, et meil on infouputus, on ju. Et kui võrrelda selle ajaga, kui mina hakkasin näiteks vaimsete teemade vastu huvi tundma, kus nagu vedas, kui midagigi kätte said mingit materjali või täiesti haruldane oli see, et sa said rääkida sügavuti kellegi inimesega, kes ka nende teemade vastu huvi tundis, siis täna vähemalt minu ümber on selline tunne, et nagu kõik, nagu iga mõtlev inimene tunneb nende asjade vastu huvi, tunneb huvi enda sisemaailma vastu, kes me oleme, kust me tuleme, mis meie hinge ülesanne siin on, et vähemalt minu töötuse ringkorras, ma arvan, ei ole inimesi, kes nagu enam ei küsiks endalt seda küsimust või neid küsimusi ja kes ei oleks iialgi siis nagu midagi lugenud või püüdnud nagu endast hingetasandil aru saada. Või kes ei peaks, või kes peaks ennast ainult kehaks või mõistuseks või ka tunneteks. Et ma olengi aru saanud, et kõige olulisem tegelikult on see teine inimene, see kontakt, kes on su jaoks päriselt kohal, kes hoiab su jaoks seda ruumi, nii nagu filmides, et sa saad tulla, sa saad eiti diivani peale pikali, keegi paneb sulle, nagu ema paneb sulle pleedi peale, kohendab padja su peal ära ja võib-olla küsib ka õigeid küsimusi, et sa saaksid ennast avada, sa saaksid lihtsalt selle ülikeerulise koha tuua nagu tunnistaja ette. Et keegi lihtsalt tunnistab su valusust, segadust, inimesed on nimetanud ka raevu, tohutut üksinduse tunnet, ängi, kurbust, sellist nagu tohutult nimetut igatsust, mida tekitabki see lahusteadvus on ju, et justkui nagu see igatsus on nagu enese järgi, igatsus looja järgi, aga sellel on raske nime anda, sellepärast et me arvame, et me peame vajama või soovima asju või suhet või mida iganes nagu vanast teadvuses, aga tegelikult on selline nagu hingekoju jõudmise igatsus. Ja just see teadlikkuse ja armastusega hoitud ruum, mitte et keegi ütleks sulle täpselt, mis sa tegema pead
või nii-öelda, mis pilli sa võtma pead või mis süsti sa endale tegema pead. Ja ma ei mõtle siin sõna otseses mõttes, vaid ka siis, kui sa otsidki vastuseid just nagu pigem sellisest alternatiivsest ja pärimusmeditsiinist ja hingetasandit, isegi siis nagu ei saa oodata, et keegi ütleb sulle täpse retsepti, et kuidas sul hea hakkab. Aga et sa saadki iseennast harutada, iseenda mõtteid kuulata, kui sa neid välja ütled, ja samal ajal keegi hoiab sulle sellist armastavat ruumi, läheneb ka selles mõttes teadlikkusega, et küsib coachivaid küsimusi, et sa saaksid sügavamale avaneda ja kui vaja, siis kasutab ka tõepoolest mingeid teraapiavahendeid, mis iganes, siis minu arsenal on tarod, on õpitud coachimine, on rännakuteraapia, oma tunnete käsitlemine, konstellatsioon, vibroakustiline massaaž suure helikausiga. Kui sul ongi näiteks raske avaneda, sa ei saagi võib-olla välja rääkida, aga lihtsalt keha vajab seda sellist nagu armastavat puudutust, maandust. Maandus on ülioluline selles protsessis, just see nagu maa peale jäämine on ju, et nii palju nagu ilusaid hingi läheb ära, sest nagu ongi nii välja kannatamatu, ei saa maa peale jääda ja tegelikult kui me tahame ikkagi jääda, siis me peame leidma selle maanduse, me peame selle maaühenduse üles leidma. Me tahame jääda maa peale oma perega, oma lastega, oma lähedastega ja oma missiooni veel siin edasi viia. Et ma tahan sulle öelda, selle sõnumi mõte ongi see, et sa ei ole selles kogemuses üksi, kui see sind puudutab, kui ka sina oled midagi sellist kogenud. Seal võib tulla kõik võimalikku ahastust, paanikahäireid, sellist nagu lihtsalt nagu hingeappi karjet, mis iganes moel see sinus siis nagu väljendub. Et ma tahan sulle öelda lihtsalt, et sa ei ole selles kogemuses üksinda, et sa oled mõistetud ja kui sa vajad, siis sa oled ka toetatud, et sa võid tulla ja sa võid broneerida kas või videokõne või tulla kohale, et mul on sinu jaoks aega ja ma hoian sinu jaoks ruumi ja ole hoitud ja liigume edasi läbi selle keerulise ja samas nagu hästi põneva ja hästi avardava aja, mis ongi transformatsioon. Transformatsioon on tegelikult see, et vana osa meist sureb, selleks, et uus osa meist saaks ärgata, uus teadlikum, valgustunum ja vana, mis on selline kitsam, see tõugu osa meist sureb, et see liblikas saaks oma ilusad tiivad lahti teha ja kui sa kujutad ette, nagu kui sa liblikat joonistad, siis ongi nagu keskel on siuke kitsas koht, on ju, nagu Andagase ruun, on ju. Samamoodi, et keskel on see siuke nii kitsas koht nagu sünnikanal, kust sa lihtsalt pead end välja pressima sellise nagu iseendast suurema uue enda. Et see enese sünnitamine on ilmselt sama keeruline kogemus kui see, mida me beebina kogeme, kui me tuleme nagu sealt soojast ja hoitud kohast seal ema südame all, ema südamelöökide rütmidega oleme harjunud ja siis tuleme siia järsku ja siis kuskile kistakse meid hoopis teistsugusesse keskkonda, valguse kätte ja jumal teab, kuidas see nagu esimene kogemus, siis see vastuvõtmise kogemus meil kujuneb, on ju. Et olid ajad, kus seal oli seda teadlikkust väga vähe ja meil kõigil on, ma arvan, see nii-öelda üksinduse haav, nagu hüljatuse haav juba kas või siis, kui isegi kui ema oli super hea, aga meid nagu esimesel hetkel lahutati emast ja me ei saanud esimese asjana ema rinnale. Et me võime sealt kanda juba nagu massiliselt seda hülgamise haava, on ju. Et ongi tunne, et kõik sellised asjad tulevad praegu pinnale ja see on, mulle tundub, et see on nagu väga hea, et nad tulevad, sest see viib sinna liblikaks saamisesse ja see on vajalik läbi teha, aga lihtsalt
on nii hea, kui see sünnikogemus on toetatud nii-öelda teadlik doula, sünnitoetaja on seal juures ja sa saad sündida siis turvaliselt ja nende kinnituste saatel, et sinuga on kõik okei, et sinuga ei ole tegelikult mitte midagi valesti, et sa lihtsalt nüüd sünnid uuesti suuremasse teadlikkusse, vabadusse, täiesti teistsugusesse, uude paradigmasse, uude teadlikkusse. Sellised mõtted tahtsid tulla täna siia koos hommikukohviga. Et tule julgesti minuga teed jooma või kas või broneeri endale üks veebikõne. Ole hoitud, armas!